Nii, tere õhtust! Kujutate ette, ta ei näe valesti, ekraanil tõesti on kirjas Questlus. Eelmine aasta jäi vahele, kuigi me lubasime, et kord aastas me võiksime ju teha. Aga jäime mõned kuud hiljaks. Nii et viimane kord kohtusime 2024 detsembris, kui meil istus siin Rauno Meranen. Kuid seekord lähevad meie loo juured hoopiski 30. jaanuari õhtusse 2026, kui meie Questi Discordi serveris läks lahti väga huvitav arutelu teemal rollimängud ja tehisaru. Ja siis teatavasti väga selline polariseeriv teema. Ja igalühel oma arvamus. Ja siis seal Questi oma Jürgen oli üks pool, kes avaldas oma arvamust. Ja ühel hetkel sisenes chatti ka Märt Koik, kes siis ütles, et ma tahaksin sellel teemal sinuga väga debatti pidada. Jürgen oli, et jah, palun. Ja siis mõeldud tehtud, Questlus on teie ees ja just sellel teemal. Selle jätab mugavalt rääkimata, et siis sisenes tema ütles, see on Questlus, sellepärast me ei ole aastaga saadet teinud. Just nii, aga täna me siis arutame just sellel teemal, et kuidas siis, kas ja miks võiks siis tehisaru üldse sobida rollimängu maailma, nii mängujuhtide vaatenurgast kui mängijate vaatenurgast. Ja meil on siin kaks niisugust erinevat vaatenurka justkui esindatud, nii et vaatame, mis sellest arutelust siis meil siin välja tuleb. Võib-olla me siin räägime praegu niisama ja see ei näe kunagi päevavalgust, aga loodetavasti me jõuame ikkagi selleni, et ka teie kõrvu ja silmi see asi siis jõuab. Kui me lähme Riidu, siis me saame mingi YouTuber boxing matchi laadse asja teha. Ja sellega lahendada tegelikult. Content tuleb igal juhul. Igal juhul midagi tuleb. Nii, aga siis ma lükkaks selle palli veerema otsapidi ja küsiks võib-olla alguses üldsegi natukene niisugust üldisemat teie käest, et võib-olla hüppa kohe sinna tehisarusse, vaid et kuna me oleme siin ikkagi nagu, keskendume küll D&D-le, aga laias laastus üldse rollimängud, eks ole, ta ei pea olema see üks süsteem. Et kui me räägime ühest sellisest meeldejäävast mänguõhtust, siis mis on teie arvates justkui see maagia või see element selles, mis teeb selle kogemuse väärtuslikuks? Kas siis mängujuhi jaoks või mängija jaoks? Ja millist rolli selles võrrandis mängib just niisugune nii-öelda ettevalmistuse pool või siis see loomeprotsess? Sul on kogemust palju rohkem, ma arvan, et see võiks alustada. No, see tõeline maagia on ikkagi selles, et kui teil laua taga te saate nii-öelda piltlikult teie sinihambad, Bluetoothid ühenduvad ja te saate koos seda lugu improvisatsiooni käigus nagu jutustada. See on ka maagia, mida sa improteatris ja impro nagu tunned, kui see, mis sa maha paned, teine korjab üles ja sealt hakkab see asi edasi minema, aga just see üksteise asjade ja ütluste ja teemade nagu stackimine ja selle pealt üles ehitamine. Kui palju seal prep loeb, see nüüd ongi see, et meil oleks nagu temaatika ja maailm oleks, me eksisteeriksime nagu ühes selles ruumis ja me oleme kokku leppinud, kuidas me seda lugu jutustame, mitte et keegi hakkab mingit klounaadi vahele heitma, kui meil on nagu õudusmäng, on ju. Et kui kõigil on see taju olemas ja mängujuht on maalinud sellega maailma ja me saame seal sees seda lugu niimoodi improna jutustada, ühendada, olla seal ühes space'is. Ma ei tea, kuidas sul, Märt, on, kas sa oled tulnud nagu seda seesmiselt ja ajult, et kurat, me oleme kõik ühel lehel. Ja, meil on relmimängudes olnud sellised momente, kus kohas ma lisaks sinna võib-olla enda poolt juurde selle, et mul on üldiselt ma ütlen nagu sama, aga ma lisaks nagu juurde selle, et ka nagu personaalsel tasemel, mis on nagu minu jaoks on see, et ma väga olen alguses peale veel enne seda, kui ma olin üldse D&D-d või mis iganes lauarollimängu mängides, siis ma olin enda jaoks arvestanud teatud asja, mida laua taga ei juhtu. Näiteks, et ma nutan laua taga, never ever.
ma olen relvimängus 2 korda nutnud. Ja need on nagu need asjad, mis on mind ennast nagu pannud imestama, et kui väga ma võin olla lihtsalt see, et noh, me oleme laua taga, see on fucking make believe ja siis mul on nagu nii kahju. Ma tunnen, et ma olen reedetud, ma tunnen, mis asi see on nagu ja kõik, et võib-olla mul on nagu need võib-olla isegi veel elavamalt meeles nagu. Kuna ma olen mängujuht olnud sisuliselt ainult 1 korra, siis mul on nagu raske paika panna veel tunnetada seda, et mis nagu seal see magic on, aga vähemalt praegusel hetkel on lihtsalt see, et ma ei ole vist elu sees olnud mitte kunagi nii fokusseerunud, kui ma olin mängujuht. Et ma kuulsin, mida ma mängija räägib ja mitte midagi muud ei olnud ümberringi. Et ainult see info, mis sealt tuli. Et võib-olla see on nagu see laua taga, see just nimelt nagu see, ütlesid see Bluetooth, veits nagu avatarga, kõik panevad oma need patsid kokku. See on nagu see, jah. Okei. Põnev selles mõttes, et seda mänguelamust justkui te mõlemad väärtustate väga, mis siin nagu koha peal justkui juhtub. Aga samas kas või Discordi vaadates me teame, et kui nüüd tehisaru siia valemisse juurde lükata, siis näete tehisaru rolli selles maailmas väga erinevalt. Ehk siis, noh, kui me võtamegi kas või nüüd rollimängu välise maailma, on ju, kas või olgu see siis töö või omaenda elu või mis iganes, siis noh, tehisaru laias laastus ikkagi meil mingisugune tööriist, on ju, mida me saame nagu kasutada siis enda loodetavasti hüvanguks, mis on siis väga laialdaselt kättesaadav ja noh, laias laastus, kui me siin tehisarust räägime, siis noh, ikkagi suures pildis, kas siis juturobotid või mingisugused pildigeneraatorid või siuksed nii-öelda mingisugused justkui nagu loome tööriistad siis, on ju. Et kus teie jaoks jookseb see piir rollimängu kontekstis siukse tööriista ja asendaja vahel? Et kui noh, oletame, et kui mängujuht näiteks laseb AI luua maailma ajaloo näiteks või mingi NPC tausta, et siis kas ta on ikkagi selle maailma autor või ta on pigem juba siukene nagu informatsiooni kuraator rohkem? No mina näen, et ta on sisuliselt mõlemat. See sõltub nüüd sellest kogusest, et kui me nagu räägime, et asendaja on ta nagu siis, kui asendajaks saab seda lugeda siis, kui iga aspekt on AI genereeritud. See on see, mida mina tunnen. Kui ta on juba nagu kuraatori rollis, siis seal tuleb juba juurde mingisugune autorlus, mingisugune tsensor on seal vahel. Et siis nagu selles mõttes ma leian, et seal on ikkagi see autori positsioon on ka. Aga see ei võta ära seda, et põhimäng on laua taga. Ja nagu sinna nagu, ma ei tea, ma ei taha öelda, et AI-l sinna asja ei ole. Ma leian seda, et noh, juba praegusel hetkel on olemas, ma ei tea, mul ei tule kõik need teenused meelde, esimene, mis meelde tuleb, on AI Realm, kus on see, et inimene on kokku pannud, noh niimoodi, et seal on DM on AI. Ja ma tean, ma olen Holgeriga, me oleme 8 partis, me proovisime seda. See oli väga naljakas, sellepärast, et põhimõtteliselt see oli mängija, aga sul oli nagu tegelikult oluliselt rohkem nagu võimalust, eks ole. Sa said ise nagu rolle faatida, kui sa tahtsid, mis on nagu ka normaalne. Mis näitab ka seda, et see oli nagu väga robustne selles mõttes, et saidil oli peale ehitatud täringu veeretaja, aga AI ei näinud seda veeretust. Sa pidid talle ütlema, mis sa veeretasid. Ja see tundus mulle mega loll ja mega nagu tainas. Aga siis, kui ma tea, AI DM nagu eksisteerib, siis me võime rääkida nagu, et noh, siis on DM on nagu asendatud. Aga ma leian seda, et vähemalt praegusel hetkel võttes arvesse, et AI puhul me räägime suurtest keelemudelitest, siis nad ei asenda ikka päris teemi mitte kunagi, sellepärast, et ta ei suhestu samamoodi. Ja looming minu arvates on nagu suhestumises hästi kinni ka. Ja ma olen päri sellega, et mängujuht ei ole asendatav ja noh, see maagia on see loovus ja see on ka nagu see üks suur point, miks seda tabletop RPG maailmat tuleb nagu kaitsta, et see loobus ei hääbuks ja me ei asendaks seal midagi säärast. Ma lugesin nagu
tegin Redditi lahti, vaatasin, et kas on säärastel asjadel ka seal mingit debatti pidatud ja leidsin, ossa kurat, on küll ja seal on mingi siuksed, kus on 600 mingit kommentaari ja värki onju. Sirvisin seda ja seal oli üks nagu eluline näide sellest, muidu selle lingi võib ka siia video alla panna, aga eluline näide sellest, kuidas üks vana oli ka alguses põhimõtteliselt kasutanud fully AI oma nagu genereerinud oma loori kõik ära onju ja kui ta oli Redditilt saanud rösti selle eest, ta oli siis läinud nii-öelda vana viisi peale tagasi ja avastas, et oi pasa. Esmalt, siin on probleem oli ka selles, et ta on üle preppi, ehk siis ta lasi tervel AI-l omal kuradi 10 page'i. Lähen juba kurjaks. Särk tuleb järgmisena seljast. Et ta oli lasknud 10 page'i endale genereerida nagu vägevat maailmat, aga kuna tema ei olnud ise nagu ajuga seal kohal olnud, et mõelda see asi läbi, siis kui nagu mängus tuleb olukordi neid hetki ette, et küsimus loori kohta värki, siis tal lihtsalt nagu oota, võtab oma notes'id välja ja me kõik teame, kui nagu mängu ajal hakkab see pihta, et oota, anna mulle hetk ja see on pikem kui ma ei tea 5 sekundit, siis tempo läheb juba maha. Ehk siis ta jooksutas enda mäng halvemini, seega, mis ta ise ütles ja lisaks ei olnud nii lõbus mängijatel kui ka temal endal ja lugedes neid muid kommentaare värke, siis ühesõnaga ma leidsin nagu ühe koha, kus võib-olla nagu AI-d saaks rakendada. Ma ise olen nagu fully 0, sellest küll me jõuame, aga kui nagu natukene anda siit konti, siis nagu ehk brainstormimiseks anna, et ma kirjutan ise ikkagi oma maailma, et ma olen kuskile toppama jäänud või mul on see efekt, on ju, et mul on tühi paber ees, kus ma pihta hakkan, siis palun anna mulle mingisuguseid valikuid ja siis sealt hakata pihta, et ta paneb sul nagu mahlad käima. Aga minu probleem on see, et ma ikkagi ei usalda inimest, et ta ei muutu laisaks. Aga sellest saame hiljem rääkida ka pikemalt. Muidu ma hakkan siin vahutama pikalt. Igaks juhuks küsin üle. Sa ütled, et brainstorming AI-ga on okei? Ei ütle. Ma räägin, ma olen ikkagi 0 peal. Okay. Ma ei taha siin kordagi nagu väita, et see on okei ja kui midagi teha, siis selle me võime kõrvale tõmmata, et brainstorming on fine. Ma olen nagu fully 0 AI-d. Kui aga tahta sellele tööriistale midagi anda, siis nagu inimeste kommentaarid ja asjad ma nagu nägin seal, et okei, potentsiaali, et okei, tööriist ju nii edasi ja siis siin saab hakata rääkima, et mis vahe on sellele, et ma genereerin endale need brainstormi punktid versus see, et ma lähen vaatan mingit vana Redditi postitus samal teemal, et Wizard, Magic Tower, any ideas ja siis inimesed on sinna listinud, et me saame hakata rääkima, mis vahe sellele on nii edasi. Aga jah, minul on suurem eetiline probleem AI-ga. Okei, ja siis ma küsingi kohe otsa ära, et kui sa siin just rääkisid, et see justkui nagu siis, et inimesed muutuvad nagu laisaks ja võib-olla ei vitsi enam ise nii palju mõelda ja genereerida ja siis hakkab taas tahtmata võib-olla siis kannatama see loovuse pool justkui. Mis su kõige suurem hirm selle kõige juures siis nagu on, kui sa peaksid selle sõnastama kuidagi? Worst case scenario, jah. Mul on see kogemus olemas. Mul on 2 väga head ja väga kohutavat punase lipu näidet, kuidas on lauas AI kasutatud. Mõlema puhul mina mängujuht nagu ikka. Mul oli laua taga noor inimene ja mulle meeldib, kui me teeme nagu one-shot'e, siis alati see epos ja algus on nagu see, et räägi mulle oma tegelast. Kuidas sa välja näed? Kus sa tuled? Et natuke sulle tausta ehitada, et sa oleksid ka selles rollimängus rohkem sees ja et mis iganes valikuid sa teed, et sa saaksid tuletada kuskilt. Ma mängu alguses panin lukku, et ma olen rüütel sealt kuningriigist ja minu eesmärk on, et oleks vähem kurjust. Ja selle põhjal me saame nüüd siin mängu keskel mingeid valikuid teha. Kui ma sealt noorelt inimesed küsisin, kirjeldama tegelast, siis oli minut vaikust, mudimine laual ja siis annab mulle
kirjelduse, vägev kirjeldus. Algul ma ei tajunud ära, mis on ju toimub. Kõik detailid oma riiete peal, mis relvad, mis armid, kuidas kõik selge. Järgmine küsimus, räägi, kus sa praegu oled, kus sa tuled? Läheb jälle, jõle pikalt aega. Vaikus, ma juba mõtlen, et äkki ta on oma mõtlemises kinni, püüan seal veel küsida ja lõpuks annab mulle, et ma astun just välja ühest maagilisest koopast, mis on roosasi kristalle täis. Räägi mulle sellest koopast. Vaikus tükk aega. Ja siis ma saan aru, et ta on telefonis põhimõtteliselt hoidab neid samu küsimusi endale lihtsalt sinna generaatorisse sisse ja loeb mulle tuimalt seda nagu ette. Ja probleem tekkis seal, kui ma hakkasin nagu järjest küsima, mis on need kristallid? Oota, miks sa siin koopas oled? Siis oli paus. Pane telefon ära, vasta mulle ja inimene jäi täiesti hätta. Ja teine siuke horror näide on nagu sellest, kui proovisin ühe grupiga kampaaniat kokku panna, nad ise olid huvitatud ja see soov oli, see oli ka, seal taga oli nagu raha, see oli rahastatud kampaania. Ja ma olin andnud ette siis dokumendi, kus on kõigest 4 lehekülge sellest settingust, kust me oleme. See on tähtis sellepärast, et me oleme modernses maailmas, meil siin jumalaid ei ole näiteks ja me mängime siin linnas, kus on sellised probleemid. Nüüd palun looge mulle tegelased, mis siis sobiksid siia. Ja me olime enne mängu algust mõnigi sessioon 0 teinud ära ja ma olin nagu öelnud ka, et AI ei kuulu siia lauda, ärge genereerige oma backstory't ja ärge genereerige pilte. Ja siis netis vestluse käigus ma hakkan siis küsima, et saatke mulle tegelased. Ja siis üks vana saadab mulle tegelase backstory on tohu ja pikk, jõle palju detaile. Nii selle lisatud siia maailmasse mingisugune see organisatsioon, kes on tülis selle värgiga ja siis meil on siin jumal ja meie jumaldame päikese jumalat ja minu eesmärk on siis saada selle jumal täiesti nagu davai. Ja siis üks mängija ütleb ka, et väga lahe backstory, jumalad, aga kuule, meil ei ole jumalaid siin. Mängija on, kus see info on? Pinnin siis nagu selle, kus ma saatsin selle dokumenti, et sa ei ole lugenud. Ehk siis tegelikult selle probleem on nagu ka see, et okei, kui sa genereerid seda stuffi, siis kui see tuleb jällegi laiskusest või lollusest, siis see, mis sa sealt vastu saad, ei sobitu selle maailmaga. Me võime rääkida seda, et okei, võtame siis selle 4 lehekülge seda maailma settingut ja asja, paneme endale sinna masina sisse ja siis palun selle kontekstiga loo mulle, aga kurat, that's not the point. Ma tahan koos sinuga seda ehitada seda tegelast, et sa tunneksid seda mingisugust ühendust. Sest igal juhul, mis iganes, mulle sobib see, et sa paned mulle 2 lauset sinna. Ma olen selles külas pärit ja mind löödi sealt välja, sest ma olin küla põmbea. Ja nüüd me hakkame koos ehitama seda lugu, ma küsin küsimusi ja ehitame seda koos. Selles on nagu see osa sellest maagiast. Mitte, et sa paned mulle mingit geneerilist 4 lehekülge backstory. The fuck? Mis ma teen sellega? Ma vastan sellele niimoodi, et ma saan sellest aru nüüd niimoodi, et sinu kõige suurem hirm on see laiskus, mis siis nagu tekib. Ja teatav vist ka nagu loome selline, et inimesed on siis vähem loovad, see ka või pigem laiskus siis, mis on sinu jaoks? See on ikkagi, jah, laiskus, ei mõlemad. Seal on see laiskus, seal on see loovus. Okei. Mõlemad näited on väga head näited, aga nad ei ole näited sellest, et miks AI on kahjulik, nad on näited sellest, mis juhtub, kui mängija on nagu, ütleme bad player. Et selles mõttes ma ei loeks neid nagu heaks näideteks, et miks AI on lauarolli mängus kehv või et nagu miks teda seal mitte kasutada. Et selles mõttes, et siin on kindlasti nagu esimese mängijaga on nagu see, et teise mängija puhul ma saan aru, SES 0 on olnud ja ta ei ole ilmselt tähele pannud. Võib-olla ta oli, võib-olla küsis AI käest mingit retsepti samale, kui sa ütlesid talle, et AI laua taga on nagu keelatud. Teine asi on see, kui mina mängijana kasutaks sinu laua taga AI-d, you could never tell. Ma ütlen sulle seda. Aga teise asja, nagu see esimene näide, see on, ma ei kujuta endale ette halvemat mängijat laua taga, kui see, et nagu otse nagu kõik tuleb sealt. Et mis puudutab neid backstory'sid ja neid asju,
siis selles mõttes, et minu lähenemine on nagu see, et noh, mul on alati brainstormimise argument kogu aeg, et sellepärast mul oligi nii oluline teada seda, et mis sinu positsioon sellega on. Et brainstormimise mõttes on nagu see, ma toon hea näite, ma tegin one-shot'i ja one-shot'is oli niimoodi, et noh, kuna see one-shot'is ja kuna ma tahtsin, et kuna üldiselt one-shot'id on nagu meil selles relmimaailmas natukene nagu naljakad, eks ole, ma otsustasin, I don't want that, ma tahan, et on tõsine. Küll aga noh, popkultuuri mingid referentsid võiksid nagu sees olla ja siis ma lasin tegelikult genereerida hunniku nagu vesterni nimesid. Et siis sealt sobis ja siis oli niimoodi, et ma avastasin seda, et kuna ma olen mees, mul olid kõik tegelased, olid gängis, olid mehed. Siis mul oli nagu see, et noh, see on nüüd veits ebameeldiv, siis puhtalt katsetamise eesmärgil, et muuda näiteks see inimene, nagu noh, tee neile gender flip. Ja naljakal kombel ta muutis ära ühe, see oli siis hallutsinatsioon, ta muutis ära ühe tegelase soo, tegi tast naise, aga andis tal ikkagi mehe nime. Ja siis mina olin nagu see, et loll, et täiesti, noh, Tainas hea näide, et AI on sitt. Ja siis mul oli tuluka põlema, wait. Aga äkki ta ongi naine, aga ta esitleb ennast mehena. Äkki ta on sisse sulandunud kui mees. Ja niimoodi sündis mul tegelane, kelle nimi Paki. Ja see on nagu see koht, kus kohas ma nagu küll leian, et see oli minu idee tegelikult. Aga kui AI ei oleks hallukat pannud selles olukorras, mul ei oleks seda ideed tulnud. Ma olen sellest täiesti kindel. Et selle koha pealt nagu brainstormimise mõttes ma küll leian, et kurat, et nagu brainstormimiseks nagu, kui me hakkame selle koha pealt piirama, et kui sa näiteks, sa ütled mulle mängujuhina, kui ma nagu väga respekteerin sinu nagu seisukohta nagu sellega, et kui sa lauadaga ütled, et siin lauadaga me AI-d ei kasuta, siis ma kujutan ette, et tegelikult sa võtad ära mängijatelt ühe loovuse koha, kus kohas nad saaksid loovad olla. Kus kohas neile genereeritakse mingisugune lugu, ta võtab siit 2-3 asja ja nagu mõtleb, kurat, aga äkki ja see võib nagu selle asja käivitada. Miks ma seda ütlen, on üldse, mis puudutab kogu seda AI debatti just nimelt nagu lauarollimängude keskkonnas, siis mul on tunne, et rünnatakse hästi tugevalt õlgemehikesi, mida ma natukene tunnen sinu nendes lugudes ka. Mis on see, et ja ka selles videos, mis sa linkisid XP to Level 3, kas ta nimi on Jacob tegelikult vist? Jacob, jah. Et Jacobi seisukohad, ma vaatasin seda videot täna debatiks valmistudes 2 korda läbi, lisaks sellele, et ma arvan, et see mees on mölakas, võttes arvesse, kuidas ta rääkis, siis ma tegelikult leian, et ta on väga ebaintellektuaalselt läheneb sellele. Et tegelikult me mõlemad oleme nõus, põhimagic on laua taga. Ja kui AI söödab ette 2-3 ideed ja sa kasutad neid, siis see ei võta ära mängijatelt seda impromist. Kui see ei ole see suvaline rändi, kes nagu laua all nagu niimoodi teeb, noh selle blokiks mina ka ära absoluutselt, see on absurdne. Aga see põhiline improsi toimub ikkagi nagu siin. Et ma nagu, kuna ma olen näitleja haridusega, siis mul on nagu see, et kui mul on proovid, ja ma tunnen, noh, ma tean ka, mis asi on writer's block, ma olen ka tühja lehe ees istunud, eks ole. Ja kui ma ei tea, mismoodi seda stseeni lahendada näitlejana, ma ei tea nagu tehniliselt, mismoodi seda, et kuidas ma seda teen. Ja mu lavapartner ütleb mulle, kuule, aga prooviks niimoodi. Siis ma tunnen, et see ei muuda mind vähem loovaks, kui ma seda kasutan ja seda nagu proovin teha. Ja seda enam mind ei huvita ka see, kas see oli tegelikult tema idee, kas keegi ütles talle, et proovige nii ja siis ta ütles, või kas ta luges mingist raamatust. Ei huvita, see oli tema pakkumine. Ma võtsin, ma tegin selle nagu enda omaks ja lahendasin selle, et lõppkokkuvõttes esitus on ju minu oma. Et ma natukene leian, et see mõnes mõttes on gatekeepi selline suhtumine, kui ma ütlen, et nagu mitte mingil juhul. Et mis ongi nagu minu üks kõige suurem kriitika üldse sellise suhtumise vastu on see, et tegelikult mida mina tunnen on see, DND-s on see kõige parem näide, et alati iga natukese aja tagant tekib uus vanakool, kus on need vanakooli mängid. Ja minu hea sõber, lapsepõlve sõber, tema mängib siiamaani DND 3.5, sest see on parem. Noh, nüüd on juba teatud division on 5.0 ja 5.5 vahel, eks ole. Noh, siit tekib ka mingi uus nagu koolkond, eks ole, või noh, mingid inimesed, kes nagu jäävad, võib-olla siin 5th editioniga on see natukene nagu vähem, on ju. Regardless. Ma toon parema näite, kuidas 70ndate lõpus
arenes välja sellest klassikalisest mängukultuurist, mis oli see, et mängijad, mitte rollimängi tegelasega, nad rolli mängivad oma klassi. Kust arenes, tuli välja siis see traditional mängukultuur, ehk siis trad. Kui sa ei ole lugenud, ma eeldan, et sa oled lugenud, kes ei ole lugenud Six Cultures of Play, see on kohustuslik artikkel, mis räägib sellest erinevatest nagu rollimängu kultuuridest. Nemad siis 70ndate lõpus tulid välja selle ideega, kuule, aga mängime narratiivi. Mängime, et oleks korralik narratiiv, mängime oma tegelasi ja kõike seda. Need vanakonevad, need, kes mängisid seda kuradi klassikut, need mõtlesid, et vau, et no, see ei ole see, kuidas D&D mängitakse, see ei ole õige. Ja nüüd on nagu käes natukene nagu see moment, kus ma tunnetan, et nüüd sa oled natuke nagu see uus vanakool, et noored tulevad peale, kelle jaoks selle lemmide kasutamine on konkreetselt igapäevane nagu kogemus võib-olla. Ja siis sa ütled neile, et stopp, see ei ole see, kuidas me mängime. Ja siis nad teevad ukse taha. Ja siis sa ütled neile ära juba selle, et okei, et tulge, lükake oma genereeritud asi ette, aga võib-olla järgmine kord või ülejärgmine, võib-olla ülejärgmine, võib-olla sinna kirjutavad ise juba. Aga kui sa neile alguses ära ütled, siis nad ei kirjutagi ise. Ja sellega piirad sina nende loomust. Ma mõistan seda gatekeepi positsiooni, aga ma ei näe seda nii. See annab mulle, kogu see argument annab veits sellist vibe, et ma olen hobikokk, mulle meeldib kokata retseptid ja värki ja siis ma lähen koju ja teen mikrouuni toitu. Või et minu hobiks on jooksmas käimine, püüan neid kilomeetrit taga ajada ja siis ma panen oma rumba peale käekella, et ma saaksin oma kilomeetrit täis. Et nagu ikkagi see enda aju kasutamine, enda loovusmahlade, see surumine, kirjutada ja kaasa mõelda, see on nagu see, mida me harjutame ja õpime siin. See, et asjad ei ole perfektsed, see on ka selle võlu. Et see Redditi asi, mis ma rääkisin, on ju, et see, kui see mängija või see mängujuht läks tagasi mängu ja lasi nagu puusalt asju nii-öelda peas genereerida, siis lõi nagu nii palju rohkem pulli ja võlu, on ju. Ja noh, see, mis sa räägid, see väga nagu optimistlikult paneb selle lootuse selle inimese peale, et ta on intelligentne ja ta ei ole laisk ja ta tahab paremaks saada. Just hiljuti TalTech lasi välja enda poolt artikli, mis siis on vist mingi esimene siuke nagu paukartikkel, just see, kuidas siis AI mõjutab seda õppimist, sest neil on nüüd nagu piisavalt seda kogemuste näidet ja siis seal olid konkreetsed numbrid ka välja toodud sellest, et kui sa andsid nagu õpilasel, need on siis see ülikool, on ju, ja annad talle piiramatu ligipääsu sellele AI-le ja tee mul need kodeerimised ja asjad ära, siis seal tõusis, on ju, see mingi edunumber oli mingisugune 56, mingi 50% ühesõnaga. Ja kui neilt võeti see tööriist ära ja nad pidid nüüd siis uuesti seda nullist tegema, siis asjad olid halvenesid, ühesõnaga võrreldes siis selle nii-öelda kontrollgrupiga. Ja nagu selle artikli nagu point oli ka see, et siuke nagu piiramatu kasutus tekitas sellist võlts enesekindlust ja sellist võlts produktiivsust, et sa teed ju asju kiiremini, asjad lähevad välja, aga sul jääb see õppimise protsess sealt ära. Ja noh, selle artikliga point oli lõpuks see, et me peame liikuma õppimises sinna, et me hakkame suuliseid eksami tegema, me saame laua taga kokku ja palun räägi mulle, mis siin koodis on. Ja et see ei olnud nagu AI vastane artikkel, vaid probleem oli selles, et kuidas me kasutame seda. Et seal oli ka siis nii-öelda kolmas grupp, kes kasutas seda mingisugust GPT tutor asja, mis ei anna sulle otse vastust välja, vaid ta nagu vihjab. Ja sellel oli nagu positiivne tulem, on ju, kui tehti siis võeti ära ja kontrollgrupiga ja nii edasi. Ehk siis sellel tööriistal on mingi oma koht, aga me ei ole sinna veel jõudnud ja mul lihtsalt erinevate näidete peal ja ka nagu enda tunnetuse järgi ma ei usalda inimest, et ta läheb koju, ma olen mängujuht, mul on maailma vaja ja et ma panen selle enda loovuse inputi sinna sisse. No
nii et seepärast see on nagu tähtis ka nagu rääkida sellest, et kuidas seda tööriista kasutada, mis on siis nagu selle tabletop RPG mõttes nagu tähtis. Su enda loovus, su enda sisend ja see maagia siin laua taga, mitte et me anname selle nüüd ära kellelegi ja siis paneme lihtsalt põhimõtteliselt interactive game. No lauatagust loovust ei saa niikuinii käest ära anda otseselt, sellepärast, et laua taga me mängime ju niikuinii. Teine asi, mille peale mina nagu hakkan mõtlema, on ka see, et mul oli, kuna meil on oma mängugrupis on improteatri inimene, siis ta kutsus mind ka, ma käisin ka improteatris, esinesin seal ja siis nagu seal täpselt samamoodi, et mõnes mõttes minule on see ka nagu väljakutse, et näiteks, et me võiks teha one-shoti, kus kohas meil on kõigil nagu genereeritud tegelased. Let's make it work. See tundub põnev, nagu see tundub väljakutse, mida nagu teha. Et muidugi ma absoluutselt ei kirjuta nagu seda nagu üle, et selles mõttes, kui sina mänguhta sa ütled, et me ei kasuta AI-d, I respect that. Okei, selge. Ma lihtsalt ei ütle sulle, kui ma kasutan, on ju. Aga selles mõttes, et ja ma ei taha näita nagu seda muljet ka, ma ei ole mingi fucking tech pro ja ma ei ole isegi AI entusiast. Ma nagu laias laastus, kui sa räägid AI-st, ma olen suga hästi palju nõus, et nagu selles mõttes ma ei taha, et D&D Beyondis oleks nagu need maagia väikesed nupukesed, ma vajutan, seda genereerib ise. Ma ei taha seda. Turg dikteerib, rolli tuleb. Ma arvan küll. Aga ma ei oleks nagu selle fänn. Ma olen nõus ka sellega, ise on põnevam luua, et mul nagu ma olen näitleja, ma olen loomeinimene, ma saan sellest aru. Aga jällegi, ikkagi see brainstormimise argument ikkagi minu jaoks nagu püsib, et see õlgmehike tuleb jälle ikkagi välja, et laua taga on nagu justkui kõik on genereeritud. Ma arvan, et see ei saagi väga hästi joosta pikemas perspektiivis, et nagu selles mõttes. Aga nagu meil Discordis üks inimene tõi väga hea näite, et ta on ise valmis kirjutanud loori, ajaloo, tähtsad inimesed, kõik, et ta on teinud sellest suurele keelemudelile andmepanga, kus kohast ta saab pullida kogu aeg ja selles keskkonnas genereerida mingisuguseid asju. Et nagu see on ka nagu hea variant, sest et iseenesest see on üks asi, mida mina ka teen näiteks oma praegust kampaaniat ette valmistades on see, et mul on ka vajalik loor on nagu tehisarule nagu ette antud, et ta saaks seda ise referentsida kogu aeg. Ja siis ma saan esitada küsimusi või lasta midagi genereerida, millest 90% ma viskan välja, sellepärast, et see ei sobi. Või ma lisan nad omavahel kokku. Midagi nagu sellist. Et ma otseselt ei oska nagu aru saada, miks see nagu kehv on või kuidas see minu loovusele halvasti mõjub. Et selles mõttes, ma saan aru, uuring näitab seda, aga uuring näitab seda piiramatut kasutamist ja suht kriitikavaba kasutamist ka, eks ole. Et lihtsalt ütlen nagu kõrvale seda, et kui tööriistal on esialgu mingisugused negatiivsed asjad, mis välja tulevad, siis ma ei leia seda, et me peaks blanket keelu panema tervele tööriistale. 80ndate keskel matemaatikud USAs ütlesid seda, et kui me lubame inimestel kasutada matemaatikatunnis kalkulaatoreid, siis inimesed ei tea varsti korrutustabelit ja nad ei oska numbriliselt mõelda. Panid täiega mööda. Aga ma tunnen, et siin praegu AI-ga vähemalt selles kontekstis on see hirm natuke ülepaisutatud. Aga praeguse vestluse juures tuleb välja üllataval kombel. Ma olen optimist ja seal pessimist. Ma oleks arvanud, et meil on need rollid vastupidi. On küll. Selle kalkulaatori puhul on nagu, me jõudsime inimestena ka nagu piiri panna, et kalkulaatori peale me liigume alates mingisugusest klassist, on ju, sest et see arvutamise oskus ja kõik see on nagu vajalik nagu baasvärk, on ju. Ja kui me jõuame nüüd siia laua taha, siis võtame nüüd laisa inimese, kellel on kõik mugavaks tehtud, tal ei teki seda. Kas tal tekib see vajadus siis hakata ise mõtlema, hakata ise lugema, hakata mingit meediasisu ise tarbima, et sealt hakata tuletama? Kurat, ma ei tea. Mis see selle argument, mida veel pannakse ette, on see, et mul ei ole aega. Ma tahan nagu kiirelt saada, et ma saaksin mängu, mina ütleks siin, et see, mis sa nagu tegelikult ütled, mul ei ole aega, sul ei ole aega oma hobiga tegeleda. See on täpselt sama, kui me lähme mul on hobikokk, mulle meeldib retsepte teha, aga lähed ja paned uuni oma toidu, on ju. Et see on ju su hobi.
probleem on selles, et see, ma ei tea, kapitalistlik maailm või sinu enda elu ülesehitus on nõnda teinud, et sul ei ole aega tegeleda oma väga vägeva hobiga. Ja me nüüd automatiseerime selle ja siis mis sa teed? Probleem on sinus, on ju, et Ohohoo, seda ma teen isiklikult, sest et mina olen ikkagi oma elukorralduses ikkagi väga suur struggle on sellega, et ma olen 2 lapse isa, mul on kohustused, mul on teatud arv tunde, mida pühendada asjadele, mida mul on vaja teha ja ma teen selle koha pealt kogu aeg ohverdusi. Seega lihtsalt tekib küll see punkt, kus kohas ütleme, et ma valmistan kampaaniat ette, see on asi, mida ma ei ole teinud, aga ma suudan kohe välja mõelda midagi, et mul LLM genereerib Google'is praegu, et põhimõtteliselt mul on vaja tegeleda oma tegelaste mängijate backstory'dega, mul on vaja mingi loori osa kirjutada, ma tean, nad alustavad, ütleme, et ma tahan mingi asur ette valmistada, et juba on prep, ma kirjutan kiire prompti, kus kohas ma lasen genereerida kiiresti selles asulas mingisugused nimed, ma lasen genereerida 3 mingisugust side quest'i, mis on aeg, kui ma seda ise teen. Ma annan talle selle käsu tee ja ma saan ise samal ajal tegeleda oma tegelaste backstory'dega, mängijate backstory'dega, mingisuguse muu looriga, mis on ka väga-väga oluline, mida mina võib-olla antud hetkel pean kontekstis olulisemaks. Need võivad olla mingisugused teised asjad ka, eks ole. Ja siis ma teen selle valmis ja siis ma vaatan, mis asi siit on tulnud. Ahah, siit selle mängin ümber, seda vaatan laua taga, okei. Ja see on piisav, et neile laua taga, et nad saaks mängida. Et siin ikkagi see aja kasutamise argument, ma ikkagi pööraks selle niimoodi ka, et sa ei automatiseeri tervikut ära, sa automatiseerid mingi osa, mis võib-olla võtaks konkreetselt, ongi, mul ei ole aega, jah, ja see on päris argument, mul ei ole aega, aga ma suudan teha 4 tunnist võib-olla 3 tundi. Ja kui see output on selline, et see sobib, mis kõige tähtsam, kui see output, ma toon selle lauda, mängijad ütlevad, ei, kurat äge sest see oli. See on win, see on done, siin ei ole siin ei saa vaielda. Okei, aga eksisteerivad ka ju valmis one-shotid, moodulid ja asjad, kui tajuda seda, et mis mu raamistik ja aeg ja energia on, siis enne AI-d me võtsime need variandid. Make it work. Ja ikkagi ma leian, et sa võidad rohkem, kui sa paned iseennast rohkem sinna sellesse maailma ja mängu sisse. Ja okei, fair, olgu, kasutame seda tööriista nõnda. Aga minu peas me jõuame nüüd minu selle kõige suurema probleemi ja selle patuni. Miks mina ei saa hea südamlikult seda, ma ei taha öelda kunagi kasutada, võib-olla jõuame oma ajaga kuhugi, kus see on eetilisem, aga see kõige selle debati minu põhi on ikkagi see, et see kõik asi on ebaeetiliselt üles ehitatud, varguse põhjal. Ja lihtsalt, kui ma ise kasutan, kui me seda normaliseerime, siis me tulistame neid loovinimesi, me pooldame neid suurtehnoloogiasi, kes on lihtsalt nii suured, et nad saavad asju võtta. Ja minu jaoks on see lihtsalt nii moraali ja eetika vastane, et isegi kui sa võid mulle tulla kõige parema LLM-iga sisse, mis teeb mu elu nii kergeks, siis see on puhas streiki protest nende inimeste ja nende artistide ja nende loov, kellest on lihtsalt üle sõidetud. Utoopilises maailmas, kui me saame nüüd võtta aja tagasi ja teha seda kogu asja õigesti, siis see näeks nõnda välja, et kõik need LLM-id, see materjal, mille pealt on need üles ehitatud, kõik need kirjanikud, kõik need artistid, kõik nad saavad midagi. Raha on ju, kõige tähtsam on ju. Et see on veits siuke privilegeeritud suhtumine sellest, et
minul on vaja, see teeb minul asja kergemaks ja ma ei kuritarvita ju seda nõnda, et ma isegi ei genereeri nii palju ja no siin tuleb veeargument ja kõik see energia ja nii edasi, et I'm not doing it, I'm not a bad guy, ma ei tee seda nii halvasti, aga kurat, see, et sa nagu maffialt raha võtad, mis on nagu verega kaetud ja siis lähed annetad seda, siis nagu sa võtsid maffialt nagu vereraha praegu, et see. No aga sellisel juhul, kas sa D&D Beyond'i kasutad või? Jaa. Kas sa Roll20 kasutad? No tähendab, me oleme, ma tean, oled kasutanud. Kogu see data istub data centris, mida on vaja jahutada. Need on need samad data centrid, et nagu selles mõttes sina ka teed seda sellisel juhul ju tegelikult. Täpselt samamoodi istub Donjon kuskil data centris, täpselt samamoodi on sul, ma ei tea, mis iganes, kas sa kasutad mingit muusikateenust, kui ei kasuta, isegi kui sa maksad selle eest, isegi kui see on eetiliselt muusika, siis see istub kuskil data centris. Et selles mõttes, mis puudutab seda veeargumenti, siis nii kaua, kuni sinu asjad on pilves, sorry, aga seal on lihtsalt nagu see issue küll minu jaoks, et nagu data centrid on ikkagi reeglina nagu samad, et selles mõttes, et kui räägitakse data centrite jahutamiseks kuluvast veest, siis üldiselt need on ikkagi palk ka seal, kus kohas su fucking kuradi failid istuvad, see on see sama data center, et see sama argument on nagu seal tuleb. Nüüd, kui me räägime vargusest, siis nüüd tuleb see video meelde, mis sa jagasid. Et kuidas sulle tundub see Jacobi argument, et nagu varasta nii, nagu sa muidu oled varastanud? Steal like a normal person. Kuidas sulle see argument iseenesest nagu sobib, mis ta seal nagu välja, et mine otsi siis Pinterestist pilt on ju, et minu arvates nagu see on see koht, kus kohas Jacobil endal puudub absoluutselt võime omaenda seisukohti kriitiliselt hinnata, sest et minu arust on see täpselt samasugune vargus, sest et ta ütleb, et ma eelistan vargust teisele vargusele, mis sisuliselt ei ole eetiline positsioon, see on lihtsalt esteetika. Siin on nüüd see, et nüüd kodumängu puhul on ju, mul on vaja mingit mäepiirkonnast pilti näidata, võtan Pinteresti laks. Mis selle varguse puhul teistsugune on see, et ma lähen ise otsin ja satun nendesse keskkondadesse, kus on protsent võimalus, et ma annan selle artistile tähelepanu ja tulu. Ehk siis eluline näide, mul oli kampaania mängu jaoks, oli vaja linnakaarti. Lähen siis otsin, leidsin Pinterestist. Kurat, aga see ei ole päris see, aga tal on Patreon. Läheme Patreonisse, vaatame, mis siin on. Väga kõva. Ja see oli see, kuidas inimene sai minult 10 eurot. Ja ma sain sealt endale need pildid ja veel kaarte ja kõike lisaks, on ju. Ehk siis see nagu keskkonnast läbikäimine, seal on nagu lõpuks artistid, kunstnikud, muusikud, nad saavad sellest tulu ikkagi mingil määral kuidagi versus see, et suur tehnoloogia on lihtsalt endale ilma küsimata ja ilma mingisuguse diilita sisse võtnud ja mul jääb see puudu. Aga hea näide on sellest, et kui ma julgen oletada, et see on ikkagi väga suur vähemus, kes päriselt hakkavad maksma, siis minu küsimus tekib lihtsalt on nagu see, et aga kui ma olen see, kes lihtsalt paneb kas Google Image Search või lähen Pinteresti, lähen mingile saidile ja võtan neid asju sealt, mina salvestan pilte niimoodi, et ma lihtsalt click and dragin niimoodi, et mul puudub igasugune referents, kes on see kunstnik, kes see on, kui ma otsin taustamuusikat, siis on teistmoodi, et alles siia sõites vaatasin artisti nime, mõtlesin, okei, ma pärast uurin. Aga nagu piltide kõige sellega, ja piltidest on parem rääkida, sest et me saame siis nagu pildigeneerimisest ka rääkida, et siis on nagu see, et mul ei ole mitte mingit sidet selle kunstnikuga, siis tehniliselt ei ole nagu vahet ju. Et kui ma otsin Google, nagu tulen mängima sulle laua taha, olen, ma ei tea, leidnud internetis pildi ja esitlen seda, siis ma eeldaks teatavat nagu sellist järjepidevust sinu loogikas ja ma ütleks, et sa peaks ütlema, et see ei ole okei. Sest et ma ju sisuliselt varastasin selle pildi. Nendel vargustel on ikka väga suur vahe. Üks on sul suur tehnoloogiafirma, kes saab selle eest tulu
ta väiksematelt vendadelt varastab ja noh, ma loodan, et sa nüüd ei jõua sinna, et sa hakkad kaitsma neid suuri onusi, sest et nende huvid on mitte kattuvad meie omadega. Et noh, neil on ju suur vahe. Me võime selle eetilise argumendi peale nagu mängida, aga lõppkokkuvõttes noh, kui see on see ultimatiivne argument, siis ma arvan, et see debatt on läbi selles mõttes, et ega jah, ma saan aru, et seal on eetilised probleemid, aga samal ajal noh, seal on natukene nagu seda argumenti, mis on ebamugav argument, aga see on argument siiski, on see, et noh, ma ei taha nagu sellepärast ka nüüd nagu ludiit olla või nagu, et või et noh, see on see, et džinn on pudelist väljas. See on natukene nagu see asi ka, millega tuleb nagu arvestada, millega on tegelikult arvestanud ka väga paljud nagu teised ettevõtted ka, et noh, see on see, et ma jään maha. Mis on nagu väärt argument, mõnes mõttes on see nagu väärt argument. Ajupesu. Noh, ei ole argument minu arust, et see on ajupesu, aga noh, see läheb nii, ma kardan meie nagu debati raamidest natukene välja, on ju. Aga et ma ei tea, nagu lihtkasutaja jaoks seda vahet seal ei ole, sa võid seda eetilist argumenti öelda ja siis on nagu see, et noh, jah, aga kas on eetiline, et ma kasutan kellegi teise kunsti oma kodumängus, olles selle internetist võetud, noh, ma ei ole ta käest luba küsinud, on ju, ma olen seda kasutanud, võib-olla ma olen seda kuidagi kärpinud, ise muutnud, eks ole, et kõige selle juures ma suurelt osalt tunnen, et nad on ikkagi piisavalt sarnased, et sa peaksid kriitiliselt suhtuma ikkagi sellesse, kui keegi tuleb, ma ei tea, Geralti pildiga näiteks, vaata sulle nagu laua taha. Et noh, seal on nagu ikkagi mingi aspekt, mis nagu minu arust on piisavalt sarnane. Okei, võib-olla ehk natukene, aga me ei saa siit me ei saaks siit edasi minna, sest et minu nagu eetikapiir jooksebki sealt, et mina ei lepi sellega, et sõidetakse inimestest üle ja vaidleks ikkagi vastu, et seal on see, et seal on see protsentvõimalus, et ma annan kellelegi raha või ma leian mingisuguse vägeva artisti, muusiku, on nii palju parem, kui see on täielik null, mis on siis see, et ma istun enda mulli sees, genereerin endale mussi, genereerin endale pilte. Parem. Ja nagu piltide genereerimine, kui nüüd teha nagu switch, milleks on vaja? Kui ma otsin Pinterestis sobivat pilti 3 tundi, lihtsalt ei kõneta ükski pilt versus ja veel, et oma argumenti siis võib-olla natuke stiilmennida ja olen selle asemel üles seadnud lokaalse image-gen'i, mis on üles ehitatud eetilistele source'idele ja saan talle väga täpselt öelda, mis mul vaja on. Ma säästan 3 tundi oma elust. Võit. Kui me räägime lokaalsest ja et see on eetiliselt tehtud, võit. Ma olen päri. Okei, cool. Aga kui ma teen seda avalike mudelitega, kus on võib-olla sees nii-öelda seda copyrighted work'i, siis see on bad. Kuigi ta ei ole otseselt copyrighted töö, mis sealt välja tuleb. See on vaieldav. No neid kohtu case'e, põhimõtteliselt igasugused need, olgu see Grok, olgu see Sam Altman, Anthropic, need kõik on copyrightiga kohtus. Kas nad on kohtus või on lahendid ka? Lahenditega, alati ma näen, et on kohtud tees ja need protsessid on pikad ja ma ei ole veel mingeid lahendeid näinud. Ma ei tea. No siis on siin koha pealt nagu raske, sest ühel pool mis juriidika ütleb, jah? Selles mõttes on nagu keeruline. Aga sisuliselt on nagu see, et ma natukene nagu tunnen seda nagu, et nii, okei, nüüd kõik kunstikud hakkavad nüüd vihkama. Saame hakkama võib-olla. Et ma nagu natukene tunnen nagu seda, et inimesed romantiseerivad võib-olla natukene üle seda, mis asi on loovus ja mis asi on looming.
ja kui masin on suuteline talitama piisavalt sarnaselt sellele, kuidas talitab inimene, siis nad teevad nagu sellest probleemi. Mida ma silmas pean, on see, et kogu kunst on iteratiivne. Kunstnikud üldiselt ikkagi on mõjutatud mõnest teisest kunstnikust, siis omakorda mingisugusest žanrist, eks ole, mõni arvab, et dadaism on the best. Ma ei tea, miks ta peaks niimoodi arvama. Aga või on kaks žanri, ma seon need omavahel kokku, mis nagu sisuliselt, ja kusjuures see ei ole isegi nagu otseselt võib-olla minu päris seisukoht. Aga AI toimetab laias laastus sarnaselt. On see, et ta võtab ühe kunstniku töö, võtab sealt mingisugused asjad ja siis ta keerab sellest kokku random supi, eks ole. Siis olen pejoratiivne siin natukene. Ja mina kui mitte siis autor, mina ei ütle kunagi, et ma olen AI kunsti autor, ma ütlen, et ma olen tellija ja siis see on see... Aitäh, et sa selle panid, sest muidu sa oleks praegu sellises... Sest et mina pean alati nagu silmas seda, et see on tellimustöö. Nagu, et see on masin, mis täidab minu tellimuse, ma ei ole autor selles mõttes. Ma võin öelda, et ma olen selle idee ja prompti autor, which kinda is true, aga nagu ma ei ole pildi autor, that's fucking nonsense, et ma ei teinud seda ise, on ju. Ja siis ma saan selle pildi kätte, ma olen nagu rahul, ütleme, see mu character portrait, ma tunnen, et jah, see on täpselt see, mis ma küsisin, täpselt see, mis ma tahan. Ja siis kasutan seda. Ma ei näe, et ma oleks halb inimene. Okay. See, mis sealt pildigeneraatorist välja tuleb, on ikka täielik Kreeka jogurt, no. See on... Kui see promptida ei oska absoluutselt, jah, ma olen nõus. Mina ei oska näiteks pilte promptida hästi. Sest et ta ei loo mitte midagi uut. Ja see on ka, kus me võime nagu, kui me räägime mingist väga pimedast, koledast maailmast ja ekstreemsusest, siis kui me jääme nagu sinna masinasse kinni, siis ega me midagi uut ei suuda luua. See ei ole ikkagi mingisugune super inimene, quantum, mis asi, see on kõik lihtsalt buzzwords ja ajupesu on ju nende firmade poolt. Ja... Lihtsalt küsin vahele. Kas see tähendab seda, kui mina promptin, et ta teeks mingi pildi, siis kas sinu argument on see, et selline konkreetne pilt selle kompositsiooniga on kuskil olemas või? Sest definitsiooni kohaselt ta teeb midagi, mis on uus. Me võime öelda, et ta on laenatud siit, sealt mingid asjad, aga see kompositsioon, see on uus. Sure, aga see ei ole midagi ahatavat ja see ei vääri nagu muuseumis oma kohta. Nõus, jah. Kui ei ole mingi vastav näitus tehtud, et ai asjad. Sure. Aga me oleme praegu siin maailmas, kus sul on New Yorgis need väiksed muuseumid, sa lähed sisse, see on genereeritud pask. Teles käis üks vana moedisainer ja käis Milanos moedisaini nädalal oma täieliku juust genereeritud paskriietega. Kas ma kirjeldan seda, see oli sitas kvaliteedist, seda oli võimalik katsuda, okei, inimesed, ma töötan teles, ma olin otsene kontakt selle loominguga seal. Ja kvaliteet oli pask ja see pilt seal peal, oled kuskil, ma ei tea, Tenerifel või sarnastes riikides käinud, sa kõnnid mööda turgu ja sa vaatad, seal on see mingi see rannalina, kus on see mingisugune lõvi suure lakaga ja siis on need mingisugused mis LHV, see narkootikum. LSD. LSD, sellised LSD värvid. LHV tegelikult, pänger. LSD värvid lähevad ja sa vaatad, issand jumal, see näeb nii nagu juust välja, sul on erinevad särgid ka, kus on, ma ei tea, see mingi luukere siin peal näeb ülitiif välja ja näitab keskmist näppu sulle. See Milano moekunstnik suure nimega oli genereerinud samasugust juustu nende kleitide peale ja need naisukesed käisid seal edasi-tagasi nendega näitamas oma puusa ja värki ja see oli lihtsalt nagu, kuhu ruumi ma olen sattunud.
ma vaatasin ta lehele, ta müüb AI genereeritud pilti, raamistatud suur, 1400 eurot. Ja see on nagu asi, mis, siin on nagu see, et sellist asja pole varem genereeritud, et on pandud lõvi ja nende värvidega nõnda, aga nagu perse, ma olen seal samas Tenerife turul näinud seda sama juustu ja see, et sa nüüd genereerisid ja küsid 1400 eurot, see on mingi suure väärtus. No siin on tugev kapitalismi kriitika, mis on, et kultuur kui kapitalismi osa vaata, et selles mõttes ma saan aru, aga kuidas sa suhestud nagu, sest et kas ta ütles ise, et teda genereeritud? Kas ma saan õigesti aru? Või see oli see, et sa said aru? See oli kõigile arusaadav. See oli arusaadav? Ma läksin, ja see ei olnud mingisugune saadal, et ma nüüd zoomin sisse ja vaatan, et need mustrid jooksevad omavahel niimoodi kokku, mis ükski kunstnik nõnda ei teeks. Ei, see on nagu full ass juust. Tal oli kuradi enda tagi ka, kus olid AI genereeritud patchid ja me räägime nagu, see on, ma ei ole kursis, missugused generaatorid nüüd väljas on, mis nimedega .4, aga see kvaliteet ja see, mis oli välja pumbatud, oli nagu mitu generatsiooni vana, et sa vaatad otsa ja sa oled mingi, kontrast on kõrge, see on kõik buss, mis ma näen siin. Okei, selge. Ja, no ma saan aru, siin ongi nüüd see ka, et me peame nagu tegelikult selles mõttes eristama, et jah, kui sellist asja teha, siis nagu minul on käed rüpes, et nagu mida vittu selles mõttes, to be fair. Aga toome selle nagu reaalsesse maailma tagasi. Kui me räägime, et mul on nagu veits nagu see hirm, et ma ei taha nagu elada selles maailmas ka, kus kohas tulevad uued mängijad, nemad tahavad nüüd proovida D&D-d mängida ja siis esimene asi, millest me alustame näitega, on see, nii nüüd istume maha, nüüd me räägime, mis asi on intellektuaalne omand. Et nagu see on nagu kohutav kogemus. Et nagu, et sellel ei ole mitte keegi eriti kunagi nagu kodustes mängudes, mis on koht, kus kohas D&D-d mängitakse, on ju. Tegelikult. See, et siin me istume laua taga, salvestame seda, see teeb juba meid nagu eriliseks, eks. Et lihtsalt ma leian seda, et kui mängija läheb kuradi Midjourney'sse, teeb seal, genereerib enda tegelase nagu portree ja mis veel enam, ütleme, ta maksab ka selle eest, eks ole. Generaatorile. Just, ta maksab generaatorile ja siis on nagu see, et natukene on nagu see, et kas iga inimene peab olema, kas me saame seda nõuda igalt inimeselt, et ta on nagu pannud oma raha sinna ja siis keegi ütleb talle, tead, et nad on nagu sügavalt ebaeetilised ja siis ta on nagu, ei, miks? Ja ta ei tea seda, on ju. Et võib-olla mõnel inimesel on nagu vaiki veedus, ma olen täiega seda meelt, okei, ütleme ja räägime, nagu selles mõttes, ma olen ise ka loomeinimene, on ju, ja ma loomeinimesena leian, et me reageerime ka natukene üle need asjadega, eriti mis puudutab seda nagu inspiratsiooni juttu, kuidas inimene teeb kunsti, kuidas AI teeb kunstid enda sarnased ikkagi, nagu vähemalt mingil määral, siis ma ei tea, kas ikkagi nagu ma leian, et see nagu ei ole nagu nii suur probleem, sest et kui mängija on ise hullult rahul, et see on tema tegelase portree ja ta on nagu ise välja mõelnud, milline tegelane nagu võiks välja näha ja ta on kirjelduse pannud ja kirjeldus vastab tema ootustele. Ja ta on nagu rahul ja see aitab tal laua taga mängida paremini, ette kujutada seda tegelast. Siis ma leian seda, et endiselt see on nagu gatekeeping, et nagu selles mõttes, et jumala eest, olgu, tule ja mängi sellega. Võib-olla järgmine kord siis, ma ei tea, leiad pildi internetist, ütleme, et ma olen ka laua taga mängi, ütlen, et kuule, et järgmine kord leia internetist pilt, sest et see on, Jürgen ütles, et see on vähem vargus. Et varasti teistmoodi. Et kuidagi nagu, ma ei tea, las nad kasutavad alguses. Et kui keegi tuleb, et selles mõttes seda mängu on vaja ka õppida mängima. Ja, ei kedagi nagu ukse taha ei jäta ja ikkagi see harimine on osa kõigest sellest, et see point jõuaks kohale, et selle mängu mängimine ei ole see, et sa genereerid endale 10 lehekülge ja kuradi nüüd oled kõva tegija. Aga no ongi see harimine, mina ei taha lihtsalt sellist normaalsust, kus me oleme ümbritsetud säärasest kunstist ja jõle paljud on sellest kannatanud, on ju. Et
aga kas sa ei leia, et AI kunst võib nagu kasulik olla selles mõttes, et see viib tähelepanu kunstnikele ka, et just nimelt võib-olla meie selle kogukonna seas on rohkem inimesi, kes mõtlevad nagu sina. Muidugi see on selles mõttes see, tegelikult ma ei ütle, kui ise saad pihta, siis saad, kuhu selle argumendiga nagu joosta, on ju. Aga et võib-olla sellel on äraspidine nagu mõju ka, mis on see, et inimesed, kes võib-olla mitte kunagi ei oleks võib-olla seda kunstnikult leidnud, võib-olla nüüd lähevad ja otsivad 4 tundi Pinterestist, sest et neil ei ole lapsi, neil on nii palju fucking aega. Ja siis võib-olla, ja hell, võib-olla küsivad komisjoni töö ka nagu, teevad ise tellimuse. Aga esmalt ei, Okay. ma genereerin siis, kust ma sealt jõuan selleni, et Ei, kes ma ei pea see seda artist. silmas. Ma pean seda silmas, et see sinu hoiak, mis on, Jah, käivitab inimesi nii palju, et nad siis on Pinterestis ja siis on see termine, sest on tegelikult 2 nädalat hiljem, siis ma pean nagu valmistama, sest et ma üritan pilte source ida, sorry. Et lihtsalt nagu ma pean nagu seda silmas. jah, see on, Et inimesed hakkavad hindama nagu AI kunsti, kui veider termin, kui see ka ei ole, AI kunsti olemasolul inimeste kunsti rohkem. see on see lootus. Aga miks me nii palju rõhku paneme sellele, et see asi peab olema visualiseeritud ja olemas? Kes nagu üks osa sellest võlust ei ole ka see, et me kujutame asju erinevalt. Sa kirjeldad küll ennast kui Witcher 3 korradi Geralt, aga mängu, ma unustan teisel sessil selle ära ja vastad see, kuidas sa siin mängid, mul tekib enda mingisugune ettekujutus. Selleni on ju, see on jällegi see maagia. Ja ausalt öeldes see, kui mul nagu mängujuht pumpab järjest nagu ette, kuidas see keskkond välja näeb, kuidas see NPC ilmtingimata välja näeb ja mul ei ole vaja seda. Ja on jällegi mingisugune mõttetu privileeg, et mul on vaja kindlasti näidata ja seda pilti ja et ma muidu ei saa hakkama, kurat, aga kogu aeg on hakkama saadud. Ja me jõuame jällegi sinna, et me peame kõikide nende asjade puhul küsima, et mis see nagu maksmale läheb. Kas see on väärt seda, on ju? Tore on, et me saame selle pildi teha ja enda elu lihtsamaks teha, aga nagu see tuleb millegi arvelt. Ja minu kogu selle asja point on, et see ei ole praegu nõnda nagu väärt. Ei anna mulle piisavalt juurde, et ma saaks plaksutada käsi olla mingi maailm on nüüd rohelisem ja värvilisem, tore. Okei, aga kui mängija lauadega ütleb sulle, et tal on vaja visuaalselt enda karakterit näha, siis palun joonista pilt, sa ei oska joonistada või? Pole hullu, kriipsuvõkku sobib, sa ei ole sellega rahul. No, vaatame netist pilti. Ei leia. Komisjon. Keegi võidab jälle. Pole raha. Pole hullu. Siis me lihtsalt kujutame ette. Ja see on nüüd see, kus sa saad oma aju muskleid kasvatada ja make it work for yourself. Märksõnad, kuidas iganes. See ei ole nagu probleem, mis on ületamatu või et ma nüüd ei saa lauamängu nõnda mängida, ma ei saa oma rolli nõnda mängida, sest et mul ei ole seda genereeritud pilti just nii, nagu ma tahan. Aga kui ütleme hüpoteetiliselt, et inimene, ma ei tea, tal on fantaasia, ta ei ole suuteline ja tal on see, et tahaks nagu visuaalselt oma tegelast näha. Komisjon. Raha ei ole. Leia viis ja saa endale see raha. Ehk siis see tähendab seda, et teed mängida, siis on paywallitud sinu jaoks inimene. Aga need on need takistused, mis inimene endale nüüd ise paneb. Ju. Mismoodi? Et... Kuidas ta selle takistuse endale ise paneb, kui tal ei ole raha? Võib-olla tal ei olegi reaalselt finantsiliselt võimalik komisjonit küsida. Siiamaani oleme ju saanud ka ilma komisjonita ja selle pildita nagu hakkama. Ma ei tea, me räägime väga sellisest spetsiifilisest olukorras, kes... Ja. Ma lihtsalt tahan näha, kas sa oma väärtushinnangutes nagu selles mõttes annad nagu järgi, et nagu inimene on konkreetselt, sorry, mul ei ole võimalik, mul ei ole raha, et komisjonit, mitte midagi. Kui ma saaks pildi, Jürgen, kui sa lubad pildi genereerida, siis mu mängu kogemus on oluliselt parem tänu sellele I will have more fun. Ei. Sa ei lubaks tal genereerida pilti?
Okay. me saame hakkama. I think that is an insane position, aga ma okay. usun, et sa inimesena saad hakkama selles olukorras ja kas treenida ennast, et see ei ole nagu ületamatu probleem. See on veits nagu siuke argument, et meil on vaja et kui me nagu boikotime AI ära, siis mõtle kõikide nende inimeste peale, kes ei suuda maalida, kellel ei ole, ma ei tea, käsi, kellel... See on siit argument niikuinii. See on siit argument niikuinii. Me jõuame sinna, et... Nad ei maali ise ju. Selles mõttes jah, ei maaligi. Aga see on argument, mis on nagu toodud, et ja, aga on ju. See annab, selles mõttes, seal on see argument, see annab mingisuguse väljundi. See annab neile mingisuguse väljundi. Sa ei saa vastu vaielda, et see on mingi väljund. Ei saa. Et see on midagi sellist nagu annab, aga seal on need küsitavused juures ja autorluse küsimus nagu, mis minu jaoks on nagu ka, et see on nagu veider, et noh, et kui ma olen Suno AI-s genereerinud muusikat, siis ta paneb alla, ütleb loo pealkiri ja siis paneb pai ja minu nime, siis mul on nagu see mulle nüüd ei meeldi. See nagu, you guys made this with your algorithm, et nagu best case scenario, see on algoritmi oma ja nagu toodang või tema on nagu autor. Ja no, inimajaloo jooksul need inimesed, kellel ei ole jalgu käsi, need on võimsad inimesed ja on suutnud enda hobile leida mingisuguse lahenduse. Kui me jõuame nüüd tänapäeva ja ma ei kujuta ette oma tegelast, mul on vaja genereerida pilti, siis ma olen nagu, vaata neid, nemad on suutnud hakkama saada. Kas sa oled tõesti nii äpu ja nii võimatu, et mõelda mingisugune muu lahendus? Sest et jällegi me jõuame sinna at what cost, on ju. Ja minu jaoks praegu see kulu ja mille arvelt see kõik tuleb, see ei ole seda väärt. Utoopilises maailmas kõik need artistid saavad, komisjoni saavad mingisugust münti, genereeri, lase käia, cool, süda on mul puhas, tore, aga perse praegu me võtame kuradi blood money ja peseme selle puhtaks, sest ma nii väga tahan. Okei, et siis nagu see, lihtsalt selle, ma arvan, ma läheks veel tegelikult selle LLM-ide juurde iseenesest veel tagasi tegelikult, ma olen nagu aga selle piltide juures, et sisuliselt sinu kriteerium on see, et see peaks jooksma lokaalselt ja olema nii-öelda public domain piltide peal treenitud, siis oleks fine. Ma alles täna õppisin, et siuke lokaalne võimalus on. Sa võid rääkida, mida see endast kujutab, aga ma saan aru, et sul on endal pisike serveriruum ja... No, sa võid oma, kui sul on mängur arvuti, siis sa saad seda sisuliselt teha, jah, et sul on su video kaatab, kui sa seda teed, on ju, aga ta võib sulle genereerida pilte ja sa võid kasutada mudelit, mis on treenitud selle public domain piltide peal või noh, ühesõnaga, mille autorid on teinud nagu. Ja, ehk siis, ma praegu ei kirjuta oma nimega siia alla, aga see tundub nagu tõesti rohkem eetilisem. Näide sellisest heast suunast, kus võeti AI kasutusele ja ma olin algul mingi aga siis kuulsin seda tausta, oli näiteks mäng Ark Raiders. Seal kasutati AI voice line. Miks? Ma olin kohe mingi, fuck, nüüd ma ei taha seda mängida, sest ma ei taha seda toetada, aga jah, tuli välja, et oli näitlejad kohal, olid asjad ära teinud, meil oli veel vaja ja nad tegid omavahel on ju diili, ehk siis me maksame nendele näitlejatele selle sama summa, kui nad oleksid tulnud kohale. Absoluutne linastus. Tahan seda veel. Update sulle. Public backlash oli nii suur, et nad on sunnitud mängust välja võtma. Okei. Olgu. Sellepärast, et termin AI on inimeste jaoks niivõrd toksiline, et see rikkus ära. Mis on üldiselt minu arvates nagu üldse nagu see, et kui keegi kasutab kuskil fucking preliminary phase'is mingisuguse arti jaoks on kuskil teinud mingisuguse generatiivse pildi, et nad on kasutanud mingil hetkel AI-d kuskil, siis juba on terve mäng nagu cancelled ja ma leian, et see on nagu ikka väga ebaaus suhtumine tegelikult üldiselt.
jah, okei, piltide koha pealt vähemalt ma tean, et kui mul on lokaalne ja siis ma saan Jürgeniga mängida nagu. Et no, üldiselt lihtsalt, et täpsustada enda positsiooni selles mõttes ka, mina saan ilma karakteri pildita väga hästi mängida, mul ei ole probleemi, kes on minuga koos mänginud, teavad, et ma kirjeldan üldiselt vähe asju, sest et ma ei pea seda oluliseks, sest et ma tean, et nende endi peades on see palju coolim, eks ole, kui ma ütlen, et tema läikivalt peeniselt on tilk maha langemas läbi rohukõrte, no, et see on nagu, see läheb päris nagu, näide. et noh, see on nagu, et see on nagu liig. Okei. Aga loovuse koha pealt, kui me läheme tagasi loovuse peale, siis mul on nagu selles mõttes ka üks asi, ma panin video, ma vaatasin seda Jacobi videot, ma panin pausile, karjusin kodus tükk aega, et kui me räägime nagu sellest, et ma lasen nagu, nüüd räägime teksti genereerimisest, on ju. Et on selline fake arusaam, eriti Jacobil. Ma ei tea, kuidas see sinuga on. Et noh, et kui ma AI kasutan, siis see ei ole minu idee. It's not mine. Ja samal ajal ütleb, mine võta Redditist ideid. Samal ajal ütleb, mine kasuta Don Johni. Mine TV Tropesi. Don John on väga äge ressurss, olen ise ka kasutanud. See on random table generator. Seal on ette kirjutatud asjad. Ja ma ei tea, fantasy name generator ka, see on kellegi teise tehtud. Kui ma kasutan fantasy name generatorit, siis me ei räägi sellest, et me tapame loovust. Kui ma lähen Don Johni, siis ei räägi, et me tapame loovust. Ja kui ma lähen TV Tropesi, siis TV Tropes on kataloog asjades, mille on kirjutanud teised inimesed. Siis me ei räägi ka sellest, et me tapame loovust. Ja mul on nagu see tunne, et kui me räägime sellest, et nii, genereeri mul 10 nime siia asulasse, siis me räägime loovuse tapmisest. See on minu arvates absurdne. Ja siin ma võin täitsa nagu sinu poole nagu üle tulla selles mõttes, et jah, see on nagu veits üle reageerimine ja proovisin, ma teadsin, et see tuleb. Ma proovisin nagu kodus leida ka mingisugust, mis see vahe nagu on. Nagu ei ole tegelikult. Ja jõudsin enda jaoks, ma viskan kogu aeg seda, aga eetika. Ehk siis aga kui me jällegi, mina olen terve oma D&D karjääri, mis on nüüd 10 aastat on ju kasutanud fantasy name generatorit, Don John täpselt samamoodi on ju. Et nagu ma laseksin selle nüüd AI-l teha täpselt sama nagu tulem, ei ole tegelikult vahet, on ju, aga lõpuks mind lihtsalt süda ei ole rahul see, et mida ma nagu toetan, kui ma kasutan neid masinaid ja neid firmasi, on ju. Ehk siis mina jään ikkagi kasutama fantasy name generatorit ja kõike seda, sest et ma olen nagu range piiri tõmmanud. Et aga ma annan sulle selle, et tegelikult ei ole vahet, aga mina ei taha oma raha ja tähelepanu ka hääletada, et on ju. Et mis on nagu minu jaoks ka see aspekt on just nimelt, et ma võin sulle vastu tulla eetika küsimuses. Ma saan aru, see on nagu probleem, on ju. Sellest samast on nagu see, kuna see on selline mudru, on ju, et siis on niimoodi, et et ma ei tea, võtame, see on lihtsalt mõte korra, et meil on mudel, meil on treenitud mudel, siin on 100 inimese töö, 2 inimest ütlevad, ma ei olnud nõus. Tõmbame terve sellele treeningule, nüüd tõmbame kripsu peale või? Pakres, see on omakorda küsimus, eetika, see on veekulu küsimus, see on energia küsimus, et kas see nagu, mis me nüüd teeme, on ju, et siin nagu see küsimus, aga okei, see eetika see jah, aga eriti sinu Discordi postituse puhul, mis mind nagu kõige rohkem nagu käivitas, mul oli kohe see, et okei, ma räägin Jürgeniga, on see, et sa ütlesid, et milleks tappa loovus ja ma olen nagu hästi tugevalt, et see on nagu reactionary positsioon, et ma arvan, et see loovuse asi üldises plaanis, nagu me võime absoluutselt igasuguse sellise tehnoloogilise mingi arengu suhtes tuua välja selle, et vaata kui halb ja selle kõrvad vaata kui äge ja hea. Et ma leian seda, et kui me räägime loovusest, siis me loovuse pärast ei pea nagu muretsema iseenesest.
jah, see ära ei kao ja tegelikult maailm nüüd nii kole ei ole ja mul on ikkagi nii palju usku inimestesse ja väärtustesse, et me vaatame puhta genereeritud pasale otsa ja see on hingetus ja ei ole midagi väärt. Et noh, tappa loovust, ma arvan, tol hetkel mul oli väga pingsalt meeles need 2 ekstreemsust, on ju, et mida mina sain kogeda. Et aga noh, lõpuks on ikkagi see, et inimene peab ise tark ja mõistlik olema, kuidas ta seda tööriista kasutab ja praegu see on lihtsalt off the leash ja meil on igasugused raamistikud puudu ja kui meil nüüd kooli tasemel noorelt lasevad puusalt lihtsalt mõtlemata oma elu nii-öelda nooruse niimoodi mööda ja siis tulevad päris maailma ja neil on ainult see genereerimise baas ja siis ma vaatangi lõpuks lauas otsa ja mingi perse ma küsin, mis su tegelasel riides on, et miks sa nüüd võtad hetke ja pead mulle pildi genereerima, teeme nüüd tempot, palun liigume edasi, vaata. Et noh, rääkides worst case stsenaariudes, nagu seda ma fucking ei taha ja seepärast on nagu tähtis suruda ka nagu seda eetikat ja nagu seda, et nagu ole mõistlik, kasuta targalt ja ära kaota seda, mis on nii-öelda see tabletop RPG maagia, see iseloomine, see momendis, see impro ja kõik see. Jah, võt ongi, et ma kirjutasin üles ka selle kohe alguses, kui sa seda ütlesid, et noh, see meie mõlema jaoks ongi ju see kõige tähtsam osa tegelikult see, mis toimub laua taga. Ja siin on minu jaoks nagu see, et noh, et kõrvale lihtsalt korras eetika siin nagu nii palju kontekstiks nagu juurde, et ma armastan loomi väga, ma söön liha. Ja kui ma peaks ise loomi tapma, siis ma oleks vegan. Ma ei pea ise loomi tapma, seega ma ei ole vegan, sest et liha on, sorry, vähemalt praegusel hetkel igasugune liha kättesaadavus on nii palju odavam ja lihtsam, et lihtsalt that's how I deal. Ja mul on suurte keelemudelite asjadega on nagu samamoodi ja siin on mõnes mõttes ka nagu ja see ei ole see koht, kus ma ütlen, et ma ei suru enda maailmavaadet peale. Kui mina oskaks joonistada, mida ma ei oska, siin on väga tugev argument ka nagu selles mõttes nagu, et miks sa ei oska, ma ei taha osata. On see, et kui ma oleks kunstnik ja ma tean, et minu kunstiteosed oleks kuskil suures andmebaasis minult üle küsitud seal, siis minu seisukoht sellises nagu olus on see, et kunst on rahva oma, tehke. Ja ma saan aru, ma võib-olla ei ole piisavalt kapitalist, et mõelda teistmoodi, on ju. Aga ma saan sellest aru. Aga kuhu ma tahtsin jõuda on see, et kõike seda arvesse võttes, kui me räägime nagu nii-öelda noh, nii-öelda, et see teatav gatekeeping, mis nagu eksisteerib selle AI kasutusele võtuga, siis me ütleme väga väikese osa D&D kogemusest, hästi pisike osa on see, miks me ütleme põhimõtteliselt mingitele mängitele ära ja et nad ei saaks osa sellest, mis on meie lemmikosa mängus. Et kogu see genereerimise osa, kogu see prep on nii pisike osa, see suur osa on see, me saame laua taga kokku, chatime ja isegi kui see chat on see, mis sa kasutasid Midjourney't, kuule, sellel Dolly on nagu OpenAI-l on nagu palju parem, isegi kui see on nagu see on juba mingi informatsiooni vahetamine. Või on see, et ma rääkisin sellest, et tead, mul jäi till püsniku pessa kinni, saad aru, et noh, ja see on see D&D tuum meie mõlema jaoks. Ja see on suurem osa ja ma lihtsalt leian, et blokeerida mõnes mõttes nagu seda, et inimene selle laua taha saab, et seda mängida, et see võimalus tal ära võtta, sellepärast seda pildi genereeris. Ma leian, et see ei ole väärt. Aga siis sellisel juhul ma võib-olla põrgatangi siia vahele selle mõtte, et noh, oletame, et ma ei tea, mina olen ka mängujuht, me kõik oleme nagu korra vähemalt olnud. Istun siin oma DM screeni taga ja siis tekib mingisugune hetk, kus mingisugune NPC, noh, ma ei tea, on mingi kulminatsioon näiteks või kuskil ja siis peab mingi kõne pidama näiteks. Noh, see oli selline asi, mida mina DM-il näiteks ei näinud ette, et mul ei olnud võimalust
kuidagi valmis kirjutada see juba varem, et oleks mingi siuke, epic hetk, onju. Võib-olla mul on halb päev. Või siis võib-olla ma olen lihtsalt kuidagi siukene, ma ei tea, hajevil või mis iganes, või mul on palju informatsiooni ja muid asju, mida ma haldama pean, onju. Ja need kõik ootavad minult mingisugust sellist tule ja räägi nüüd meile, onju. Et sul on vaja mingi kuningas ära veenda praegu. No ja siis mina suudan seal võib-olla öelda, et ei no, tulime, nägime, olime tore ja versus see, et ma tegelikult, et kõne, nii siuke olukord, siuke värk on ju, viska mulle mingisugused, ma ei tea, kas või talking pointid või mis iganes on ju, mille peale ma saan näiteks ehitada. Tuleb mingi epic hetk, pärast mängijad on ka, no võib-olla ei saagi aru laua taga ja mängijad on ka, mine vekki, see oli nagu mingi, see oli kõne, vaata, pärast sessi võib-olla räägivad. Ja siis hiljem saad aru, et vend genereeris selle, vaata. Mis tunde see tekitab? Süda on murdunud, sest et mina tunnen ennast petetuna, sest et ma arvasin, et see oli in the moment vägev, siiras moment ja vau, Martin, sa oled nii vägev, sa on the spot panid siukse asjaga, vau. Ja ma olen petetud, reedetud, et jällegi see maagia on ju koha peal, see on täiesti okei, mitte olla perfektne ja oi issand, Masks mäng, kus on väga palju sääraseid hetki, kus on tõsine onu, ma olen selle meie organisatsiooni juht ja nüüd ma pean teile ütlema kurjalt ja autoriteetselt ja siis mängujuht hakkab nagu kileda häälega või kuidagi niimoodi kokutama värki ja me itsitame, see olukord on naljakas ja see on vahva, see on jällegi see maagia, aga me kõik saame aru, et tegelikult mis sa tahtsid öelda ja kuidas see on. Pluss veel, seal on hulganisti võtteid, kuidas sa saad ju, ma ei pea sulle sõna-sõnad kõike seda ütlema, ma praegu tunnen ennast ebakindlalt või ma ei suudaks seda niimoodi esitada, nagu ma tahan, võtan selle kokku. Too kuningas esitab teile säärased punktid, ta teeb seda säärasel toonil ja väga autoriteetselt, et te kõik tunnete endas, et see olukord on väga tõsine, ühesõnaga, näete, ma saan seda sama sõnumit tegelikult niimoodi edasi anda. Versus, et ma tunnen nagu ennast nii ebakindlalt, et ma pean olema perfektne ja saama selle niimoodi, nagu ma ette kujutan. Ei, it's part of the fun, et sa fuck up'id ja kokutad ja see on nagu muutub naljakaks, aga me suudame kõik austada üksteist ja nõustuda, et see olukord on tegelikult säärane, mis sa mõtlesid. Kas sa oleksid sama pettunud siis, kui ta oleks raamatukogust laenutanud raamatu? Ei oleks. Miks? Et ta oleks raamatu võtnud ja siis vaata, kurat, see monoloog ilgelt hästi sobib. Väga lahe. Sellepärast, et ta nägi praegu nagu ekstra vaeva. No see Jacobi point, mille mina väga kaasa võtsin, on see, et sa istud semudega nagu laua taga, see, mis te seal koos loote või mängujuhtile ette paneb, on kink. Ja kui sa tuled ja annad mulle kingiks AI genereeritud pildi, siis ma olen nagu, no kurat, mida? Nagu hingetu ei ole nagu minu silmis väärt versus see, et tere, Martin läks, võttis sealt raamatu, leidis sellise lõigu, mis raamat see oli? Vägev, tahan osta seda raamatut. Nali. Aga lihtsalt ta nägi vaeva, vägev, väärtuslikum. Kink minu jaoks. Mul on nii hea meel, et sa seda mainisid, sest et see oli minu üks suurimaid probleeme Jacobi. Minu jaoks kink ei sõltu vaevast, mis on selle kingi jaoks nähtud, vaid minu jaoks on kink oluline, on see idee, see meelespidamine ja see soov teisele inimesele midagi anda. Kui ma kingin, et ma võin anda teisele inimesele AI genereeritud pildi ja see võib tähendada igasuguseid asju. Kui ma ütleme näiteks, ma genereerin pildi, lihtsalt ütleme, et meil on esimene sess ja ma genereerin pildi ja see genereerin sulle pildi, vaata, see on mu tegelane. Sa jõuad mu peale ärritada. Me ju rääkisime, et nali, vaata, tegelikult vaata, ma Pinterestist võtsin selle pildi, tegelikult on see on lihtsalt nali.
see oli lihtsalt, sa oled ärritunud, good joke, Märt, you fucking got me there. Siis me mängime 5 aastat seda kampaaniat ja mu tegelane saab surma. Ja siis ma kingin sulle selle tegelase AI genereeritud pildi. Mäletad? See on see, millest selle tegelase algus sai. See on täpselt samamoodi. See on genereeritud pilt. Aga sellel on teine tähendus. See on see, et näed, see oli see, millest sa mäletad, kuidas sa tundsid ja see on see emotsioon, millega seoses sul tuleb meelde kõik see asi, mis sa 5 aasta jooksul läbi elasid. Parem argument on see, et hea näide nagu ikkagi sellest kingituse tegemisest on see, kui ma olen kokk, sa kasutasid seda, ma kasutan ka. Kui ma olen kokk, ma ütlen, et ma olen väga hea kokk, ma teen sulle õhtusöögi välja. Või mitte ei tee välja, ma teen ise sulle õhtusöögi. Nii. Ja siis kingin selle sulle. See on kingitus. Aga ütleme, et on teine timeline. Martin tahab sulle õhtusööki teha. Ta tellib minu käest ja mina teen ja ta kingib selle sulle. See on ka kingitus. See on ka tähendusega. Sa ei suhtu sellesse ju väga teistmoodi. Ei. Aga minnes selle AI pildi genereerimise peale, ma oleks saanud seda ise ka teha. Mul oleks võtnud täpselt sama palju aega selle pildi tegemine. Ma saan aru, siin on see konteksti element nagu sees, aga ma ei näe selles ikkagi väärtust. Ma ei näe selles sellist pauku, nagu sa püüad nagu esitada, et ei tööta mu jaoks. Selles mõttes, kui keegi nagu kingiks mulle AI pildi, et presenteerida seda kui oma tööd, siis ma olen sugu täiesti 100% samas paadis mees, mida vittu. Aga nagu kui mul on välja töötatud loor, ma olen ise teinud maailma ja selles on 3 tegelase nimi on välja nagu genereeritud, siis esiteks, mida ma sellest diskussioonist võtan, on see, et ma ei ütle sulle and you would never fucking know. Aga teine asi on see, et ma ütlen sulle ja siis sa selle peale nagu solvud või oled nagu pettunud, siis ma leian, et see on esteetiline positsioon lihtsalt. Sellepärast, et motherfucker, I made 99% of this ja see on see, kus sa kinni võtad. That's really fucking weird. Sa mõtled nüüd? Jah, et kui ma olen mängujuht ja ütlen sulle, et need tegelaste nimed olid nüüd genereeritud. Ei, selle me juba jõudsime ju rääkida, et selles ei ole mingit draamat. Aga sidequest või mingisugune, siis see on ka okei, või mingisugune jumal loori osa. Me jõuame jälle sinna, et kui see ei ole nagu 100% lihtsalt võetud ja pumbatud nagu ette, sa oled ise töötanud ja ennast sinna sisse pannud, sa tõid ju ise ka näite, et kui oled mingeid asju genereerinud, siis lõppude lõpuks mingi 90-80% sa muudad sellest ära. Aga sa saad aju mahla käima. Pöial üles. Kui see genereering on niimoodi, et ma muudan ära mingi 2 lause sõnastuse, kõik muu sobib, sest et dataset ma olen talle ette söötnud, siis ja genereering on nagu 99% genereering, siis kas sa seda minu inputi datasetti, mida ta arvestab, kas siis see on ka, et see on ka fine? Läheb juba liiga detaili nokkimiseks. Kuskil peavad su piirid olema. Kui me lähme tagasi selle teksti kõne genereerimisega, siis sest et see on hea näide. Ma olen kohutavaid näiteid kuulnud sellest, et sul on kooli lõpetamine ja direktor, juhataja, kes iganes tuleb sinna ja paneb sulle lõpukõne ja veel mainib ka, et elukaaslane mul lõpetas polütehnikumi ja direktor tuli ette, et kui meil siin on AI-d ja värki, et siis ma lasin tal lõpukõne genereerida, et vaatame siis, millega ta hakkama sai ja luges selle ette. That's fun. Konkreetselt, aitäh. Ja võtta nüüd ekstreemse, ma just hiljuti rääkisin Semuga sellest, et sul sureb lähedane ära, sa lähed matustele. Mingi vana laseb genereeritud teksti nüüd sinu ärasaatmisele või Semu ärasaatmisele. What the fuck? See on ju, kas sa nõustud, võlts või kuidagi siuke tühi hingetu, kas sa ei suutnud siis võtta
võtta aega, istuda maha, mõelda, mida see inimene või see klass, see teekond tähendas ja panna nagu ennast sinna sisse? Jah, küll aga see on false equivalency selles mõttes, et me räägime kahest väga erinevast asjast, on ju. Üks on nagu selline lõpukõne, mingi etapi lõppelus ja siis oled nagu laisk, on ju. Aga teine asi on nagu see näide, et noh, et mina isiklikult, ma olen genereerinud, noh, see on nüüd jälle, ma ei tea, kus sinu piirid on, aga ma valmistan ühte kampaaniat ette ja siis mul on nagu seal vaja kasutada juriidikat, nagu juriidilist keelt, mis on keskaegne. Ja kui mul on nüüd valida, et okei, ma nüüd ülejäänud prepi aja kulutan sellele, et ma vaatan, mis on see sõnavara. Ma lihtsalt kirjutan oma sõnadega selle teksti ära ja siis ütlen nii, nüüd tee mulle sellest palun keskaegne juriidiline tekst ja ta teeb selle ära, ma loen selle läbi, ma ütlen okei, see sobib, see on väga hea. Et kas nagu piiri mõttes nagu, kas see ületab sinu jaoks piiri või mitte? Mina seda ikka ei teeks, sest ma ei küsi, kas sina teeks, ma küsin, et kui mina seda teeks, et näiteks DM-ina, eks ole, et sa saad teada, et ma niimoodi teen, siis sa ei tahaks mul lauas mängida. Või see oleks see, et sa mängid mul lauas, kui sa koju oleksid niimoodi. Mul oleks ikkagi pleks südames, et no kurat, sest et noh, minu kogu see probleemi põhi on see, keda me toetame oma raha ja tähelepanuga, on ju. Aga kui me räägime ilusast maailmast, et see ei ole nii ebaeetiline, siis ma oleks okei sellega, ma arvan. Kogu selle diskussiooni põhimõte on see, et tuleb lihtsalt oodata, kuni saab lokaalselt jooksuttada kõik. Põhimõtteliselt. Et nagu jah, ma ei tea, noh, siin nagu lõppkokkuvõttes ma saan seda sama mentaliteeti nagu lükata nagu selles mõttes nagu ka absurdini, et noh, sellisel juhul ei tohiks mitte ühtegi asja kasutada, mis on USA pinnal, sest et see maa on varastatud sealt nagu inimestelt, kes seal elasid. Ei taha öelda indiaanlased, aga noh, ma nüüd lõpuks ütlesin, on ju. Et kas iga ettevõte, mis on sinna jagatud, on nagu süüdi nüüd selles, et noh, et see on mõnes mõttes nagu siuke whitewashing nagu, et ma pesen nagu selle patu enda käte pealt ära, aga nagu seal on see, et noh, tegelikult see vastutaja on see ettevõte, kes seda teenust pakub, et nagu kas, noh, täpselt samamoodi, et noh, ma ei tea, söön liha, noh, aga mulle loomad ilmselt nagu väga meeldivad, on ju. Et see sama küsimus, et noh, et on olemas vegane, kes ütlevad, et noh, ma olen värdjas ja loomapiina ja tänu sellele. Okei, selge, ja siis on nii. Sina arvad, et mul on käed virised, kui ma lasen keskaegselt teksti genereerida. Okei, ma saan sellega nagu hakkama. Ma arvan, et see võib-olla pärast isegi oled mu sõber edasi. Aga selles mõttes, nagu ma nüüd lõpuks vastan Martini küsimusele ka enda nagu perspektiivist, et nagu siin on vist kõige targem läheneda ühe selle õpetusega, mida hästi palju räägitakse, mida minu pärast hästi palju lõhutakse, mida DM-idele soovitatakse, on see, et ära ütle, kus see asi sul pärit on. Sellepärast, et siis, sest et siis Jürgen ei näe veriseid käsi. Sisuliselt. Aga ei, mina isiklikult, kui sa ütleksid, et see on genereeritud, siis mul on nagu see, et väga hea ressursi kasutus selles mõttes. Sa kasutasid tööriistad nagu, ja see sobis maailmasse, kui see maailmasse sobib, siis ma ei leia sellest probleemi. Et ma ootan DM-ilt nagu maailma suhtes teatavat nagu seda järjepidevust ja kui see nagu seda ei lõhu, siis ma ei näe probleemi. Okei. Aga siis, et nüüd kuidagi ringiga jõuda tagasi algusesse, et me oleme siukse päris hea ringi peale saanud nii, noh, eks need piltide genereerimised ja tekstide ja sisu genereerimised ongi ilmselt rollimängu kontekstis kõige suuremad teemad, mis hetkel meil ühiskonnas laual on, mine sa tea, mis aasta pärast või 5 aasta pärast on, võib-olla on täiesti siukene maailm, mida Jürgen siin nimetas utoopiaks, on ju, et kõik ongi eetiline ja lokaalne ja kõik saavad raha ja kõik on õnnelikud ja kõik saavad siis toredasti on ju niimoodi kasutada, et ei kaotaks oma loobust ka ära samas, on ju, et ei jääks laisaks. Aga ma küsin siia lõppu, et isegi oletame, et ongi siukene maailm,
kus niisugune tööriist on ja ei ole seda debatti enam, et kas nüüd kasutada ja kui eetiline kasutada ja miks ei peaks kasutama, vaid kõik kasutavad, no problem. Ja on võib-olla nii osav ka, et ei eksi enam, ei ole hallukaid ja nii edasi, täiesti super tööriist igatepidi, siis ka sellises maailmas D&D kontekstis või rollimängu kontekstis, mis on ikkagi see, mida ei suuda see kunagi asendada? Ma arvan, et see võib olla väga põnev ühel hetkel istuda siin samas laua taga niimoodi, et ma olen ainus inimene ja siis mul Apple'i sülearvutid räägivad mulle vastu ja nagu roleplay ivad. Ma arvan, et see oleks väga naljakas kogemus, aga ma arvan, et see laua taga, mis ongi see, kuhu me ringiga tagasi tuleme, on ikkagi see, mis laua taga toimub, et ma arvan, et seda ei asenda tehnoloogia veel niipea, et ma arvan, et minu lapsed ja nende lapselapsed veel võib-olla seda ei näe. Kuigi tempo on meeletu selles mõttes, aga mingil hetkel platoo tuleb. Ja see on nagu pikemat aega arvuti ei suutnud võita malemängeid. Käis laks ära ja siis kõik olid nagu, arvuti on parem. So anyways, mis need inimesed mängivad? Ehk siis see maagia on ikkagi asendamatu, et okei, Märt suudab viia arvutiga siin iseendale interactive mängu teha, aga maagia on see, mis sa saad inimestega. Jah, ma olen sellega väga-väga nõus. Ja põhimõtteks nagu minu see lõpu nagu punkt, kuhu ma nagu tahaks oma nagu kogu selle looga jõuda, ongi nagu see, tegelikult see, et tegelikult ma ikkagi ütlen inimestele, et tegelikult et AI-d on võimalik kasutada, te võite seda kasutada, aga lõppkokkuvõttes nagu see iseloomine on ka asi, mida on vaja nagu teha ja kogeda. Sest et see on training data, mida saab pärast kasutada, on ju. Ei, aga selles mõttes tõsiselt, et mõtle ise välja ja ma tahan kindlasti rõhuda hästi tugevalt sellele, et kui keegi ütleb, et AI, mingid vastused, mis AI annab, kui ma üritan genereerida oma kampaaniasse asju, need on nii generic ja need on nii geneerilised, ma tahan, ma ei tea, vegan assid teha, siis ta ütleb, et tema nimi on George Waterpants, siis et üks oluline asi, millest on vaja aru saada, et see, et promptimine on ka nagu skill, mida ma õppida tegelikult. Ja täpselt samamoodi, kui keegi ütleb argumendina, et sa võid ise oma karakteri portree joonistada, võta see aeg ja õpi joonistama, ma ütlen teile, ma ei taha. Väga hea argument, ma ei taha õppida joonistama, sellepärast, et see on täpselt samamoodi, kui ma ütlesin, et mul on piiratud aeg, mul ei ole aega, et õppida joonistama, ma tahan selle asemel mängida mingit videomängu, kui ma eelistan seda videomängu, siis ma tunnistan endale, ma ei taha õppida joonistama. Ja see on väga hea argument, aga täpselt samamoodi mul on nagu see, et aga õpi promptima, võta see aega, õpi siis promptima, kuidas saada niimoodi, et su vegan assi nimi on Rigoberto Vivaldina, et it will do that. Aga lõppkokkuvõttes ärge asendage päris, et ärge kasutage asendust, see on tööriist ja ma kasutaks Jürgeni sõnu, ma tean, see on natuke ebaaus võib-olla, et ärge seadke endale kõrgeid standardeid. Just tahtsin seda nagu rõhuda siia lõpetuseks, et see on nagu see minu sõnum ka siia lõppu, et ära otsi taga seda perfektsionismi, ja kogu selle tabletop RPG maailma ju kogu võlu on see, et asjad on lombakad. Jah, teravad nurgad ja mis tähendab seda, et kui sinu genereeritud sisu on natuke lombakas, siis tegelikult sa võid seda kasutada. Et selles mõttes, et ma natuke tunnengi, et kui me võtame positsiooni, et ei tohi kasutada AI-d üldse, siis see on ka standardi seadmine inimesele tegelikult. Ja ma leian, et seda tuleks nagu aru saada, et see nii on, ka see on standardi seadmine, ärge seadke endale seda standardit, ärge seadke enda mängijatele seda standardit ja leidke võimalus, kui teil on erimeelsused selle teemal, leida üksteisega ühine keel, et te saaks edasi minna ja mängida. Sest et kuhu me lõpuks ikkagi nagu ringiga tagasi tulime, see on nii väike osa sellest kõigest, et laua taga mängida, to have fun with your friends, et see on ju see põhiline. Küll aga suures pildis on eetika ja hoida suurte pättide piire ka ju väga tähtis.
jah, aga ma tahaksin, see diskussioon jääks sinna. Sest et nagu Discordis ka siis hakata rääkima, et AI on nii saamatu. No, tegelikult ei ole. See on dumb as fuck. Rääkige alati eetikast, siis mul on kohe nagu see, jah, see on küsitav, absoluutselt. Ma ei vaidle selle absoluutselt vastu. Aga nii kui räägitakse mulle mingit loovuse printsiipidest või et AI on geneeriline, siis me räägime sellest, et inimene läheb Bauhofi, ütleb, kohutavalt sitt akutrell. Ma ei saanud sellega ühtegi naela seina. Et noh, siis meil on nagu see probleem. Ja see on hoopis teine teema. Okei, aga jah, kui me laseme selle edasi minna, siis me oleme siin veel kaua. Elasime üle siukse teema. Esimest korda Questluse ajaloos tegelikult oli päriselt mingisugune ühiskondlikult siukene põletav teema üleval, sest muidu siiani me oleme lihtsalt rääkinud inimestest ja nende tegemistest. Ja lõpuks ometi oli mõte selle saate. Mis on järgmine problemaatiline asi, mis me ette võtame? Tiisime praegu. Et kas võtta mängu sessi ajal alasti või mitte? Ma näen siin eelist. Mida, mis kalaais see on? Okei, nii, ja selle noodiga siis vabandust, ikka lõpus läheb nii persse. Mõne puhul läheb alguses, mõnel puhul läheb lõpus. Ja igal juhul tunne on nüüd selline, et ikkagi te näete ja kuulete seda, et ei läinud see niivõrd palju käest ära. Ja rääkige ka kaasa. Kas siis siinsamas YouTube'is video all või siis kas või meie mõnes Discordi kanalis. Kui ei ole Discordis, siis hüppa quest.ee, sealt saad Discordi ilusti sisse. Tule räägi kaasa, mis sinu tunded on ja saab seda diskussiooni siis veel käes hoida. Lisaks, ma arvan, et oleks väga aus, kui me video alla lisame ka lingi, mis Jacobi video, et oleks kontekst ja veel mingisugused mainimisväärsed asjad. Just. Ehk siis proovime panna need lingid siia alla ka. Vot, aga meie täname Märti, Jürgenit, et tulite ja olite, vaidlesite. Minul oli põnev ja näeme järgmine kord. Tšau!